Helena ja Aare, te olete rännanud ühist elurada tänaseks juba 3287 päeva. Noorpaari kohtumislugu algas Aare otsusest pärast keskkooli lõppu, mil ta seisis valiku ees, kas asuda õppima Tallinna või Viljandi. Süda soovis pealinnast kaugemale ja määravaks valikus sai Viljandi Kultuuriakadeemia džässklaveri eriala. Põhjuseid oli ehk muidki: rahulikum linn, kaugus kodust, hea kool või miski muu, kes teab, äkki Jumala juhatus. Esimesel õppeaastal sai Aare tänu heade inimeste soovitustele tööle Viljandi Paalalinna gümnaasiumisse. Helena oli seal sel hetkel lõpetamas 11. klassi. Noorte esimene kohtumine toimus aprillis koolisisesel lauluvõistlusel. Aarele jäi Helena silma kui kauni haldi häälega, ilus, blondide pikkade juustega tütarlaps. Helenale aga meeldis noormehe klaverimäng ja omalooming. Suhe hakkas arenema mais pärast Ugala kontsertaktust, mil Helena palus Aare kontakte, et teda meelitada Viljandi gospelkoori klaverisaatjaks. Aga sinna jõudis mees alles mitu aastat hiljem. Samal päeval kutsus aga Aare Helenat laulma Eesti koolinoorte segakoori. Sinna jõudis Helena kohe. Seal laulsid nad koos 3 aastat. Koos oli tore ja huvitav. Öödepikkused vestlused. Helena jaoks oli eriline hetk aga koos Aarega külastatud kontsert Viljandi Jaani kirikus ja sellele järgnenud jalutuskäigul kinnitas naiselik kõhutunne, et just selle mehega tahab ta oma elus ka edaspidi muusikaelamusi kogeda ja jagada. Oluline kuupäev noorpaari jaoks on iga aasta 1. juuli, millest alates loevad nad oma ühise tee algust.
Suhte teisel aastal elati juba koos ühe katuse all ja 7 aastat hiljem vastas Helena tähtsale küsimusele jah ja otsustati, et edasi läheb nende elutee vaid koos. Sellele, kes armastab ja hoolib, on abielu kui lõpmata imede ilm nagu ilus aed, milles aednikud võivad avastada aina uut ja ilusat. Aga kõigepealt tuleb aeda harida, tuleb palju vaevagi näha, tuleb palju tööd teha. Mõned inimesed kurdavad vahetevahel, et armastus läks ära. No kuhu ta ära läks? Kui pole koos aeda harinud, läheb kõik ära. Kui kõik muu on tähtsam elus, läheb armastus loomulikult ära. Kui pole aega enam vaadata teise silmadesse, keda kõige tähtsamaks nimetad, kui vaatad ainuti ekraanidesse, väikestesse ja suurtesse, kui oled nagu Eesti paljud tänapäeva noored, kellest umbes 1000 mulle hüüatas, kui küsisin, mis värvi on Facebooki logo, sinine, valge. Edasi küsisin enda meelest palju lihtsama küsimuse, mis värvi on su ema silmad. Ja 1000-st umbes 995 vaikisid. Võib-olla õhtul vaatasid järgi. Nõnda see armastus ära lähebki, kui pole enam aega silmadesse vaadata. Olgu teil tarkust vaadata selle teise aedniku silmadesse. Ja veel, vahetevahel inimesed ütlevad, et mehed pidid vajama tunnustust ja naised armastust. Täielik jama. Mehed vajavad nii tunnustust kui armastust ja naised vajavad nii armastust kui tunnustust. Isegi need väikesed asjad, kui keegi on nii palju vaeva näinud ja lõpuks arglikult küsib söögilauas, kuidas on, et sa ei kasutaks seda vana vene sõna normaalne, vaid ütleksid tänu, kallis. Et sa oskaksid tunnustada ka väikeste asjade eest ja suurte asjade eest, et sa ei hakkaks pidama loomulikuks teist oma kõrval, vaid mõtleksid, et see on ime, et ta ikka veel on su kõrval. Et on välja kannatanud kõik sinu krutskid ja sinu tujukused ja ta on ikka su kõrval. Aare kirjutab Helenast: ma armastan sind, sinu pikki kuldseid juukseid, sinu naeratust, sinu sinakas halli silmi, mis mulle alati täis soojust ja armastust vastu vaatavad. Kui armastus käiks ainult kõhu kaudu, armastaksin ma sind ikka sama palju kui praegu. Koos me oleme tugev tervik, me täiendame teineteist. Sa jõuad mõelda alati kõigele, ka sellele, millele mina ei jõua. Sa oled minu ingel, kes suunab mu käike ning on alati toeks. Ma juba armastan ka seda, kuidas sa alati kõike vaatad ja valid, suutmata kunagi otsustada, kuidas sa alati küsid minu nõu, kuid lõpuks valid ikka ise. Minu suurim energiaallikas on see, kui saan peale pikka päeva sind kallistada ning sinuga koos uinuda. Tean, et sinust saab parim abikaasa ja parim ema meie pisipärele. Ja ma tänan Jumalat selle eest, et sa oled mul olemas. Siis tuleb Helena kiri.
sinu märkavad silmad ja kuulavad kõrvad, sinu armastavalt sosistav suu ja mulle ainuliselt avatud süda, sinu hoidvad ja kaitsvad käed ning tagasihoidlik enesemeel, sinu mehiselt kõlav hääletoon ja klaveril laulvad käed, sinu mohelem naer ja enesekindel sõna, sinu jonnine tahe ja eriline anne, sinu hindamatu soov luua ja areneda ja soov vahel lihtsalt olla, sinu hellusest põimitud tänane keel, sinu loodud on naine, kes hetkel su ees, armastus kuulub vaid meile ja ei midagi muud vaja me sellel teel. Armsad, uskuge, et teil on veel väga-väga palju ilusat võimalik avastada teineteises. Ühel päeval, paljude aastate pärast, küsid sina, Aare, Helena, mis asi see on, et paljud inimesed muutuvad vananedes aina teistsugusemaks, aga sina muutud ilusamaks. Mis sa endaga teed? Kus sa käid? Ja siis mõtleb Helena veidi ja ütleb, sa oled mind ilusaks armastanud, sest naine, kes tunneb armastust, ei lähe iial inetuks. Ja veel, olgu teil tarkust igas päevas ütelda teineteisele vähemalt kord, kui palju te teda armastate, ja olge leidlikud. Nagu ütles Franciscus kuidagi millegi muu kohta, et kui te muud moodi ei saa, siis tehke seda sõnadega. Ja lõpuks, tolgu mis tuleb, saagu mis saab, aga on lõpmata oluline, et sul on ühised mälestused, sul on palju, millest sa oled koos temaga läbi läinud, sa oled tänulik talle, et tema on ikka siin, sinu juures, ja sa võid ta peale loota kõiges. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult ega otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde halba, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike, armastus ei hääbu kunagi. Ent nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Aare Külamaa, Jumala ees küsin ma nüüd sinult, kas sina tahad võtta Helena Hiiesalu oma kristlikuks abikaasaks? Kas sa tõotad teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti õnne ja õnnetust, ega taha teda iial maha jätta või endast lahutada, kuni kõigeväeline Jumal teid lahutab ajaliku surma läbi? Kui sa seda tahad, siis ütle selgelt ja kõigile kuuldavalt jah. Jah. Helena, Jumala ees, kes kõike teab ja näeb ja nende tunnistajate juuresolekul küsin ma ka sinult, kas sina tahad võtta Aare oma kristlikuks abikaasaks ja tõotad teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti õnne ja õnnetust, ega taha teda iial maha jätta või endast lahutada, kuni kõigeväeline Jumal teid lahutab kord ajaliku surma läbi? Kui sina seda tahad, siis ütle selgelt ja kõigile kuuldavalt jah. Jah. Armsad kirikulised, ei tea, kas te midagigi mu kõnestki kuulsite, aga seda ma tahan küll teada, kas te kuulsite mõlema jah-sõna, siis ütelge jah.
Küsisin igaks juhuks, kas nad on täie teadvuse juures need allkirjad andnud. Nad ütlesid, ohates jah. Ja võin kinnitada, et Aare on endiselt külama ja Helena on ka külama. Nad on abielus Eesti Vabariigi nimel. Ma laulatan teie abielu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Armsad, armastage üksteist. Issand, lask oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Aamen. Ma vaatan aknast välja siis, kui eemalt paistab vihmaviir ja sadu algab täpselt siis, kui vastu akent puutub piis. Üks hetk see möödub kiirelt nagu tilk või pilk, mis riivab sind ja kiirelt kaob. Sa jõuad mõelda, oota veel, kuid meil on kurb ja süda liiga kiirelt taob. Ajal pole selles süüd, vaata ettepoole nüüd. Ajal pole selles süüd, vaata ettepoole,
ettepoole nüüd. Ja jõuad mõelda, mis saab siis, kui viisu sees on vait või häälest ära trumm. Et kuidas öelda, mõelda, vaevalt tead sa, kas süda vaikib või on tuum. Sest tuulehoog võib viia lehed puult, kuid sõnad suud viib hoopis muud. Ja vihmaviir kui puhtaks pea, kuid ikka jäävad sul su pead. Ajal pole selles süüd. Vaata ettepoole nüüd. Ajal pole selles süüd. Vaata ettepoole, vaata ettepoole nüüd. Soovin tiibadesse tuud, et kõnni kergelt lenda kõrgelt pilved saatmas, ikka sind on truud. Leo, 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 ja Leo, 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 ja on maailm külmunud ära, kuid ma ei heida meelt, sest mulla all on sära, mis lumest valgem veel. On seemne kõrval seeme ja mul on alles usk. Lill tukkub lille kõrval ja ootab armastust. Lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill. Palju õnne, Jaare! Ma olen päiksepeegel, säran vastu tal tänaval. Sulatan lahti veeteed, kaon loojangul hämaral. Mul muru tärkab põues ja süda haljendab. Juba jooksengi tuulena õues, tahan lilleks võrsuda. Lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill, lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill, lille kõrval lill. Ei saa ma peita tõde, ma pole üksinda. Naabrid hüüavad, sa oled sõge, ise lilli külvavad
vaatan läbi mulla, igaüks võrsub meist. Puhkeva sõie kullas me märkame teineteist. Lille kõrval lill, 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 lille kõrval lill. Sarnasust ja igal tuulesuunal on võitmas armastus. Ei keegi peita suuda oma lille sarnasust. Ühtse ruumi ei jääks. 1, 2, 3. Nüüd oleme kõik rõõmsad. Unustame tegelikkuse. Nüüd teeme asja lähedamaks, haarake mingi inimene enda ümber. Oh! Jaa, leidme. Okei. 1, 2, 3. Väga hea, väga hea. Nii, okei. Nüüd teeme niiviisi, et kõik sillutavad poole. Sealt tagant ka, viimased ka, kõik.
häbenemata kallistan päikest, suudlen sooja tuult, imetlen oma Eestimaad väikest, naeratus suul, kujutlen, kuidas mändide vahelt paistab merepiir, kujutlen, kuidas sea siis seisaks siin. Häbenemata tunnen nii palju muu sisse jääb. Tahaksin teada, kas tõsiselt teategi, kuidas mul läheb. Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin olla nii. Sest maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin. Kui maas on mõni murtud viib, tast tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis. Andke mul andeks, kui mõni sõna vahel vähem sai, kuigi mu käed unustasid mõnikord mõne pai. Andke mul andeks, et tunnen nii palju, kuid vähe tehtud saan. Mul on lootus, et kord oma tunded vallutan. Sest maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin. Kui maas on mõni murtud viib, tast tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis. Sa ei tohi ämbasse päris lubada. Silvis on ikka mingi ta otsima enam ei pea, kui vaadata tahad, siis näeksidki mind. Mu süda ju iial ei kõrvetaks sind. Proovida võib, sest mu higine käsi olla võib päästja, kui elu on väsind. Mu sees on paradiis teie jaoks kusagil siin. Mu sees on paradiis teie jaoks kusagil siin. Mu sees on paradiis teie jaoks, teie jaoks, teie jaoks. Aare, tee talle üks põsemusi ka ja õige inimese valis. Vaadake siia, tee põsemusi ja ilus naeratus. Ja 1, 2, 3. Ja vaadake siia, puhas rõõm, väga armas. Ärge käest kinni, hoidke. Ei ole, okei. Kaunis. Vaadake üks õlg ja nii, ilus. Ja võta see Aare hõlg sealt. Super. Olen kolmeni, tõstke käed üles. 1, 2, 3. Rõõmsam veel. Okei, see oli ilus. Ja, see on hea. See on väga hea, et sa üksi oled nendega. Kuule, sa võiks isegi natuke eemal olla. Ära saa mine lähedal. Vot, umbes nii. Ja Aare, tee talle üks põsemusi.
kummale? No vaatame kohe. Nii, okei, siis vaata natuke eemale. See, kes sa üksinda oled, jah. Võid silmad kinni panna. Väga armas, okei. Tal hakkas kurb, võtame järgmine. Või tahate normaalset pilti ka? No ta tahad vist, okei, teeme kiirelt. Okei. Kas see on normaalne või? See on teie arust normaalne või? Okei, järgmised. Ilus hammastega naeratus kõigil. Kellel on? Praegu tundub, et on hea seis. Okei, seal on kõik ilusad inimesed, nii et naeratage sellist pilti me tahtsimegi. Järgmised. Ja nüüd põsemusi Helenale, mõlemalt poolt. Lähemale. Ja vajuta! Ja vaadake siia, rõõmsalt. Väga kaunis. Suurepärane, järgmised. Nii, okei, ja nüüd kõik proovige leida üks õlg, kuhu toetada pea. Väga hea. Leiad sa ka ühe? Ja, oot nii, ilus ja vaadake siia. Super. Ja nüüd kõik magavad, silmad kinni. Üllatavalt kaunis. Üks veel. Nii rõõmsalt magavad kõik. Okei, järgmised. Ühendatud perekond. Ilus. Ja vaadake siia. Nii. Ja natuke kummardage, siis saate pead lähemale viia. Natukene. Oot nii, ja vaadake, kuidas lähedus kasvab. Uskumatu on ju. Tehke räpp ja tõsised räpi näod. Helen, hakka räppima. Okei, väga hea. Vaat nii on hea. Ilus. Kõik mehed teevad oma naisele põsemusi siia. No kes julgeb vähemalt? Ja vaadake siia. Teeme äkki ühe O-noodi. See on juba parem. Okei, väga armas, järgmised. Said mõttesse. Vaatas, kas Saare juustus on juba aeg. Tema pulmapäev ikkagi. On oma karistuse saanud. Nii, okei. Ja nüüd need, kes seal taga on, te peate oma näo pistma nii kaugele, nagu on esimese nägu. Muidu. Vot, see on õige, see on hea. Nii, Mikk, kui sa saad oma näo panna siit. Härra Hallis, saad oma näo sealt vahelt pressida rohkem. Kõik lehvitavad, ilus. Väga armas, aitäh teile. Baby, proovi lehvitada. Nii, hold your hands, everybody. Find somebody, yes. Don't be lonely. Yes, grab a hand, you know. Ja, vot nii on õige. Väga hea, potos on peal. Ja kuidagi pigistage üksteist. Veel lähemale. Jõuga, jah. Õige, karu räägib tõtt. Teisele poole. Ja vaadake siia ja naeratage samal ajal. Nii, ja vaadake nüüd kõik. Helena, armas, aitäh. See tegi need rõõmsaks. Okei. Jaa. Väga armas. Nii. Haare natuke vihasem. Vaata neid. Päris kurb pilt. Okei. See on küll imelik. Oota, mis klubi teil on? Kudumisega nii hästi teenib seda, ma ei tea. Kalle, tule ruttu! Vaadake siia ka! Läheb ropuks ära seal. Ilus. Okei, ühed, hüppake peale. Võtke kuidagi ümbert kinni nagu armsamalt. Ja hakkab looma ja teine õde ka. Oota, korraga.
ja 3 õde ja nüüd lähemale. Kas päris rongi just, aga viige pead nagu kokku lähemale niiviisi. Oh, õed ei suuda. Minge lähemale üksteist. See viige nagu pead kokku. Ilus, aitäh! Nüüd läheb sööma. Okei. Terve kokku aetud, kirjad kokku kutsutud, külalisi hiilad seltsi virvane kasvõi paalutud. Nii paraja meiu koosin manikese endale, manni lomeda meiu läheb külile meile. Kolmad ja kolmas tüüduvad ära, kolmad ja kolma austeb ära. Kasvades kuuma meile juurde, meile päikest sõda see on ju tõnni, see on maailma, ja vaimul, siis naerab kõnni, peiel vesivered valgelda. Neil ilus ilm, neil säärab silm, jõuas elastelda elust vääriga. Perrade viruassi tehas linna tatsima, tuulis üle peise, kus evad jäi ihama. Siin laua peal on 8 kivi ja iga kivi peal on üks täht, sest Hiiesalus on ju just nimelt 8 tähte. Ja me mõtlesime, et teie kõigi abil me saadame selle nime, ütleme nii, laia maailma. Ja selleks ma kutsun siia onu Kalle